mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para esto que nos viene sucediendo. Pero eres para ti. Me lo has dicho el tiempo. Eres... Ja kun meiga yle valan syyssä vehti. Ära tombe kaikki missä naaviko. Tanssuu hooslopi munat lahtumaa. Kuldne Nissan. Firma auto anti mulle selleks, et tulla enda uude töökohta. Oi. Ausalt, ma ei tea, millesse ma olen ennast mähkinud. See saab olema minu kodu järgmised 3 nädalat jutti. Oih, ma võin teile teha toatuuri, aga see on lihtsalt täielik. Esiteks, see on konkreetne konteinerelu, see, millest ma enda blogis rääkinud olen. Niuksed kuudikesed ja nüüd ma olengi siin kuudikeses, no sisseastumine kohe. Tundub, et siin ei ole mitte keegi sees elanud vähemalt kuid. No konkreetna. Siin ära, oi. Kes see nüüd siis nurka situb niimoodi meil? Ausalt öeldes see on next level pildik. Selline on siis minu uks on ju. See on lihtsalt, oh my god, kutid, ma ei tea, noh. Näed, need on kellegi kotikarvad, keda ma teile enam näitasin, oota. Näitame nagu meigitoodet, vaata. Võtab fookusesse või võta. Ka ma mängin kellegi kotikarvadega, Tairi viska minema need ja mine eluga edasi, on ju. See kukkus! Ma ütleks, et siin on olukord nii sitane, et siin tuleb otse vahendit maha panna niimoodi. Tuimalt vett maha vallata. Siin on niikuinii next level sööklavõrand. Ehk keda kotib tuimalt vett lihtsalt maha. Siin ei ole nagu Ai jaa, mulle ei meeldi. Türa, koristage keegi mu tuba ise.
juhtuna. Räägime natukene koristustarvetest. Mis kuradi käks see on ja nagu millises universumis see põrandat koristab? Nagu konkreetselt. Siin ei ole seda väänamisämbrit, kus sa paned selle sisse, keerad ja vesi tuleb välja. Ehk siis ma lihtsalt kätega siin niimoodi litsun seda sitta, mida ma just põrandalt korjasin. Nagu, ma ei tea, no mis pask see on niisugune, eks see peaks põrandat koristada. Üldse ma usalda niisugust kätki. Isegi, kui mul oleks see väänaja. Mis asja vaata, no mingi pask jääb see vahele kinni ja nii nagu sebigi kui elu endale. Ma ei tea, mis sellest saab. Täiesti sovised käkk, ma vist teen niimoodi, et siin vedeles ennist kellegi vana käterätt. Panen käterätiku käiku ja annan käterätikuga minna, sest et no päriselt. Ma näitan selle, mis ma vahepeal välja mõtlesin. Kuna see on ainukene rätik siin maja, siis ma mõtlesin, ma lihtsalt lükkan noa sisse ja lõifan selle asja väikesteks käterätikuteks. Ma saan nende väikeste käterätikutega sinna põrandat lappama hakata. No peaaegu ma ütleks täiesti niuke titi-miti. Oba, oi, kus tõmbab. Ui, juhlala. Võtad harja, keerad lappi ümber harja. Mopp nagu niuhki olemas. Vaadake seda. Selle nipi ma sain enda emalt. Ops. Oi. Ausalt, ma olen nii rahul. Oi, kas te näete sama, mida mina siin peldiku kõrval? Jaa, pissitilgad on pritsinud natuke vetsust seina peale. Juhu. Näitan siis vahepeal, mis siin üldse toimub. Põhimõtteliselt toad on siin. Siin on siis teine konteiner, kus siis on nii-öelda köögi- ja söögiala. Vaatame sisse, mis siin toimub. Sisse tulles on koheselt pesumasinad. Nurgad on täidetud ikka eluga. Aga siin on jah niisugused pesuasjad. Need on need asjad, millega ma just hullu panin. Ongi niisugune täiesti suvaline ruum põhimõtteliselt. Tundub, et see on boiler. Kohe siit kõrvale minnes ei saa märkamata jätta seda, et peldiku paberirullid on asetatud siia maha, et tule ja võta, kui soovi on. Niisugused seksikad, ilusad, värgid-särgi. Siit edasi on niisugune peller, kenake, ilusad valged toonid, väga kena. Kui siit edasi minna, siis siin on siis köögiala. Muidugi ma tean, ma nägin ka kohe ära, et 3 külmkappi. Vaatame kohe sisse, what the fuck, keda see muu huvitab, mis siin toimub. Siin pidi elama sees siis mingi vanamees. Ma ei tea, kus ta siin... Ossa raks. Ta juba tavaari ju. Oo, no kokka krassa. See on mul lemmar, see on ülihea. Mulle tundub, et siin on mingid minu sorti rahvas, gin ja tonic, Jack Daniels. Tairile väga meeldib juba. See viimane töökoht, see oli next level. No reaalselt mul oligi alguses niimoodi. Ja ma läksin sinna, ma mõtlesin, tavai jolo, keda huvitab, koristan ära, et nagu töö on töö, on ju, ikka juhtub. Ja siis koristasin ära kõik titi-miti, läksin järgmine päev tööle. Olin reaalselt 3 tundi töönud ja no selline tunne oli sees, et hakka oksele. Päriselt, ma mõtlesin, et mida perset, kuidas see on võimalik. 3 tundi on möödas ja mul on niisugune tunne, nagu ma oleks 3 päeva seal istunud. Ehk siis ma sain aru poole rullimise pealt. Tegemist ei ole mitte selle keskkonnaga, mis mind närvi ajad, vaid see töö. See töö on see, mis ajab mul oksekurku ja no ausõna, mul on sellest teerullist siiamaani nagu täiesti kopp on ees. Kopp on nii ees. Ma ei ole mingi teerulli juht. Ma olen algusest peale teinud seda kõike raha pärast. Ehk nüüd on see piir käes, kus ma lihtsalt ei jaksa enam. Ehk siis ma tegingi niimoodi, et me alustasime tööpäeva. Teine päev oli, kõik olid seal teist päeva. Ka mina on ju. Ma lendasin kohe pärast seda pre-starti ülemuse juurde. Ütlesin, kuule mees, et sorry, aga ma ei saa kahjuks pärast tänase päeva enam jätkata. Et ma tänase päeva olen, et see saaks natukene aeg tegeleda sellega, et leida keegi minu asemele. Ma tegelikult tahtsin minna kohe eelmise päeva õhtul juba ära, eks esimese päeva õhtul. Aga ma mõtlesin, et no hea süda, et ma ikka kohe ei hakka. Läksin tema juurde, ütlesin, et sorry, aga ma siin kahjuks homsest enam ei jätka ning täna on minu viimane päev.
siis ta oli mingi, et mis su põhjus on. Ja siis mul oligi, anna andeks, aga see keskkond on lihtsalt täiesti aktsepteerimatu, et ma lihtsalt ei näe iseennast siin keskkonnas elamas, tegemas süüa konitopsi kõrval. Hommikul esimese asjana akent lahti tehes 7 inimest puhuvad mulle tossu tuppa, ehk siis no go. Tegelikult oli ju see töö käis närvidele, et ma ei viitsin seda tööd enam teha ka. Aga no ma lihtsalt ütlesin talle, kuule mees, et ma ei saa vaata, et nagu ma olen ikkagi neiu, onju. Ja mida see vend ütles, et te lihtsalt ei usu. Selle peale, kui ma ütlesin talle, kuulad, et konitopsi kõrval enda sibulat ma lõikama ei hakka ja kõik see majandus, mis seal toimub, et see on üle kätte. Ja siis ta ütles mulle selle peale, et jah, ega igaüks ei saagi sellise tööga hakkama. Kuule mees, saan kõigega hakkama mees. Ma saan sitta visata ja ma saan kõike tehtud, peldikud koristada. Ma saan hakkama. Aga mees, ma ei ole siin elus selleks, et hakkama saada. Ma olen siin elus selleks, et olla õnnelik iga sekund. Ühesõnaga väga lahe, et sina elad niimoodi, mina niimoodi ei ela. What's a piece of advice you want to give people? If you don't like your job, quit. Fuck that shit. Quit your fucking job if you don't like it. Life is too short. Did you just quit your job? No, but I cried all day. Why did you cry? Because I hate it there, which is why I should quit your job. Don't ever let a job make you cry. Fucking Chelsea. And if y'all want free stuff, I'm there in the mornings only. Sama päeva lõunast ma sain juba uue tööpakkumise ja ma juba päeval mõtlesin selle peale, et ma ei viitsi enam teerulli teed teha. Ehk siis timmisin endale uue töö ja see uus töö oli dump trucki peale. Mul ei ole ilmselgelt mitte ühtegi luba selleks, et seda juhtida. Kui ma tööle läksin, siis ma hakkasin mõtlema välja plaani, kuidas sellest teerullist lahti saada. Nimelt ma olen väga funktsionaalselt täis inimene. Kui mulle midagi meeldi teha, no reaalselt niimoodi, et no ei taha teha, siis ma olen nõus ükskõik mida tegema selleks, et seda ühte tegevust vältida. Ma olen nõus kõigeks päriselt. Ausõna, no see teerull. Kirjutasin enda agendile, ütlesin, jõu kuuled, et sul ei oleks vaja dump trucki operaatoreid. Ja dump truck, sama dump truck, ma olen ühe korra proovinud sõita selle dump truckiga ja mul lasti sellega katsetada sõita. Nüüd võtab persena. Ongi otse või? Uupere on peab osad tulema. Niimoodi. Nii. Ja, niimoodi. Vaadake seda! Auto liigub! Kas te saate aru? Sellega oli suuke lugu, et mulle täiega meeldis. Ja siis ma kirjutasin agendile, ütlesin, jõu kuule, et kas sul oleks mingit tööd pakkuda. Siis ta oli, et kas sa oled nagu varem sellega sõitnud? Kas praktikat on? Ja muidugi, ma sõitsin 3 kuud sellega. Sa tegin tegelikult ainult mingi 2 päeva sõna otsa mõttes. Aga no, see ei ole mingi konti murda. Seal ei ole isegi käike. Seal on automaatkäigukast, käid pidurgaas ja anna mind. Siis lebo ots mul mingit, ja muidugi mul on Toyota kogemus, sebitööd. Ja tund aega läks mööda. Jõu, ma sain sulle töö. Kas sa endal load saad tehtud või? Muidugi, sest et mina ei viitsi selle töörulli enam olla töörulli enam. Ja siis ma paningi nad samal päeval kohe aja kirja. Läksin, tegin oma load ära. Järgmine nädal ma olin juba uue töökoha peal. Läksin kohale, vaatan, no tere hommikust. Täpselt sama firma, kus ma eelmine nädal olin ära tulnud. Nagu reaalselt, ehk siis ma mõtlesin oma, mis täitsa lõpp. See juhataja, kes seal oli, oma mentaliteediga, et peab hakkama saama. Come on, samas firmas on teine objekt, juhatajad, kõik elavad 2-korrustelistes majades ookeani ääres on ju kaasatud mina. Ja sina vireled kuskilt sitaaugos ja sa vireledki seal. Ma hakkan nüüd siin kohe motivatsioonikõnelejaks. Aga ühesõnaga, kui sa oled nõus, siis sulle antaksegi see sitem variant ja sa oledki seal. Et siis nüüd ma olen üli happy pupi ja ei tööta enam teerulli peal, vaid töötan dump trucki peal. Palju kõvem töö. Valk on veits parem. Mitte midagi erilist nagu, aga lihtsalt vaheldus ja. Igatahes jaa, hello. What are you doing?
tunnikuid, need on minu tehtud. Mina ja minu töökaaslane tegime need hunnikud, on hästi kõrged, siis kui otsa vaadata, siis mina olen suht koljad, tohvid niikuinii on ja see on siis minu pikkune ja siis sinna peale veel veits mulda. Juhu! There was people turning like and whistling yesterday. Sattusin enda elu esimese ja ainukese ussikese peale, keda ma Austraalias nägin. Vaadake seda numpipumpit, sest et see vana oli reaalselt 7-10 senti pikk. Mjau! Oh my god, täiuslikkuse kehast reaalselt. Sorry, kui meil mingi räägi kodu, aga oh my god, kui hea asukoht. Maju puhkub niisugust asja nähes. Oh my god, kui lõbus. Sa oled täiuslik.